Alates tänasest kuulub Eesti koos 8 värskema Euroopa Liidu liikmega Schengeni viisaruumi. See tähendab, et Eesti elanik võib pea kogu Kesk- ja Lääne-Euroopa läbi sõita kordagi reisidokumenti taskust välja võtmata. Eestisse omakorda pääseb ükskõik millise Schengeni riigi poolt välja antud viisaga. Täna keskööl panid piirivalvurid Tallinna sadamas oma pillid kotti ja lõpetasid dokumentide kontrollimise. Eestis oli hakanud kehtima Schengeni ühtne viisaruum. Pärast lõunase laevaga saabujate seas oli ka Soome peaminister Matti Vanhanen ja teiste Põhjamaade valitsuste liikmed. Lennukiga maabusid samal ajal Tallinnas Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ning asepresidendid Franco Frattini ja Siim Kallas. Viimane rõhutas intervjuus Aktuaalsele kaamerale, et Schengeni viisaruumiga liitumisel on inimeste reisimisvõimaluste parandamise kõrval ka oluline sümboolne tähendus. Kui Eesti on olnud nõus sellega, et Euroopa kodanikud saavad vabalt ilma dokumentide esitamiseta Eestisse tulla ja teised riigid on nõus sellega, et Eesti kodanikud saavad vabalt sinna tulla, see tähendab kõigilt riikidelt vastutust oma kodanike eest ja selle vabaduse pidevat hooldamist. Seda ma tahaksin öelda, et vabadus ilma hooldamata võib väga kergesti ära vajuda. Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso märkis ära tänase päeva ajaloolist tähendust, meenutades, kui tormiline on olnud Euroopa ajaloo viimaste aastate areng. It's almost unthinkable what we are living today. When we think how Europe was some years ago. Europe divided by the Iron Curtain, and now all of our countries, all of our peoples, living together in peace around the values of freedom and democracy. Schengeni küsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Franco Frattini kinnitas, et ühtne viisaruum tähendab vabaduse laienemise kõrval ka julgeoleku kindlustamist. Europe will be safer with the enlargement of Schengen area, not less safe. We are improving freedom of movement, which is the first tangible message of European citizenship, while improving our capacity of detecting and catching criminals. That's the result of Schengen enlargement. Schengeni infosüsteemi on kantud sissesõidukeeld ligi 700 000 isiku kohta. Eesti poolt lisandub neile 2093 isikut. Teiste seas on edaspidi tee Schengeni riikidesse suletud ka Tallinnas provokatsioone korraldanud Vene noorteliikumise Naši liikmetele.